Tere tulemast, Triin Luhats. Tere. Juba teist korda oled sa minu saates. Minu saates. Sinu saates on alati tore olla, sest hea tuju on ja hea seltskond. Absoluutselt. Aga arva ära, miks ma täna sind kutsusin hommikusöögile Staariga. Ma tahaks loota, et ei ole mingi asi, et ma pean kiiresti tegema kuidagi, mingit probleemi lahendama, et ma olen lihtsalt kutsutud kopile. Või et sa ei ole lahku läinud või et sul ei ole personaalses elus midagi drastilist juhtunud. Ma tahtsin midagi õudset praegu öelda, aga ma jumal tänatud, et sain. No, mis sa tahtsid öelda? Sa ei hakka surema, on ju? Me kõik sureme kord, ka sina. Jah. Kas sa tead, mida teevad kõik inimesed maailmas ühe korraga? Vananevad. Just. Vananevad. Nii, sinna ei ole midagi parata. See on väga okei, mulle meeldib see võte. Aga sellest vananemisest ja eriti naiste vananemisest me räägime oma pikemas intervjuus, on lihtsalt väike tiiser, väike eelsissejuhatus meie pikemale intervjuule, aga sellest just, et me peale 50. eluaastat muutume siis nähtamatuks, kas see vastab tõele või mitte ja kuidas seda avoidida. Sul on kindlasti mingeid vastuseid selleks. Sina said 50 just. Ma sain 50. Käis krõps ära ka või? Ei käinud. Ma ootan elevusega seda. Mind huvitab väga see, mis juhtub. Me räägime üha enam menopausist. Ma tahaks teada, mis see on, sest mulle tundub, et see võiks olla midagi sellist nagu puberteet. Ma tahaks teada saada, mis see juba kõik on ja ma arvan, et kuna see on kõik tehtud selliseks, et see peaks olema midagi hirmsat ja kohutavalt ja äkki ma peaks muutuma nähtamatuks ja samas jälle krokodilliks ja kõike seda, siis miks mitte sellesse suhtuda elevusega? Aga kuule, sul on kindlasti sinust vanemaid ja nooremaid ka sõbrannasid ja tuttavad, naistuttavaid. Et kas nad ei ole rääkinud menopausist sulle? Nad on rääkinud mulle sellest, aga nende kogemused ja see, kuidas nad räägivad, on ka kuidagi erinev. Ma saangi aru, et see on midagi personaalset. Et ühel on see õudusunenägu ja teine ei saa arugi, et tal on menopaus? Jah ja ei. Et mingisugused asjad nagu on sarnased, aga siis on jälle sellised, et kus sa suhtud huumoriga sellesse ja siis on jälle see, mis ajab sind nutma ja see kuidagi on nagu nii põnev, et sinu sees võib olla nii palju erinevaid selliseid tundeid korraga. Sa ei tea, mis sulle juhtub, aga tegelikult see kestab elu lõpuni. Siis sa tahad vahepeal külmkappi ronida ja siis sa tahad saunalaval kuumutada ennast. No võt kõigest sellest põnevast me räägime teises saate osas. Aga praegu me oleme sellisel toredal iluüritusel, mis on, kuhu on kutsutud siis hästi palju Eesti ilusamaid naised, päriselt ka, no halloo. Ma ei tea, kaamera võiks korraks nagu sinna. Osad on muidugi lahkunud juba, aga need, kes veel on jäänud, siis tõesti ilusamaid naised. Kas meil Eestis on see ilu teema natukene läinud üle võlli? Sest ma tean, me kõik oleme kogu aeg rääkinud, Eestis on maailma ühed ilusamad naised, see on tõsi. Välismaa mehed tulevad siia, suud on lahti, maigutavad ainult, sellepärast kui teil on välismaa mingi peika või mees, ärge kunagi tooge teda Eestisse, võid käige tal külas, sellepärast see on väga ohtlik, te võite tast ilma jääda, ka sellest me räägime teises saates. Aga kas Eestis on kuidagi eriliselt see ilu üles haibitud? Mis sa arvad? Ma arvan, et ei ole tegelikult. Me saame rääkida lihtsalt sellest, mis Eestis toimub. Kui sa väljaspool vaatad, siis tegelikult ka ikkagi ilu teema ja see, et milliseid kreeme kasutada ja kõike seda, et see on hästi suur, aga õnneks on mindud nagu seda teemat pidi või hakatakse järjest enam rääkima seda, et see ilu ei ole ainult noorusega seotud sul ja tegelikult me räägime sellest ikkagi, et oleks võimalikult kaua sellist tervena elatud aastaid, niimoodi mõnusalt, nii vaimselt, füüsiliselt tervena ja iseendaga rahul olla. Et tegelikult minu jaoks tähendab, et kui sa oled terve, siis see juba automaatselt oled ka ilus. Absoluutselt. See on täiesti, teistpidi on see välistatud. Ja kui sinu sees on see, et mis on huvitav ja põnev, mul on endal 2 tütart enne, me oleme väga palju rääkinud, üks on 8 ja teine see 15 just. Ilu teemad on ka, et mis see siis on, mis on ilus ja et kas ka seesama, et kas noor on ilus. Jah, noor inimene on alati ilus. Aga see on asi, vaata see väline asi on selline, mis muutub ajas. Ja kui sa tahad niimoodi, et sul oleks mingisugune asi, mis on päriselt nagu mingisugune sinu eripära ja sinu selline midagi, mis on sellist nagu tugevat tala, siis tasub nagu panustada sellesse, mis sa päriselt enda sees ka oled. Et see mingisugune see miski, see signatuur või see X-faktor või midagi esile tuua. Teate, mis nipi mina olen avastanud?
et sa oled teatud vanuseni, noor olles sa oled alati ilus, see on täiesti tõsi, 100% nõus. Siis hakkad vaikselt, hakkavad toimuma muutused, ütleme nii. Siis sa võib-olla ei ole tähelepanu keskpunktis, aga kui sa teed mingit oma asja kirega ja ägedalt, siis sa, kui sul on see esil olemise vajadus, eks ole, siis sa oled ikkagi pildis. Pluss, et automaatselt juhtub ka see, et kui sa teed midagi kirega, teised märkavad, sa oled automaatselt ka esil, siis sa ka sätid ja hoolitsed enda eest rohkem, ei konuta kuskil nurgas. Ja see on jälle see, mis tuleb sul seest välja. Just. Aga see sättimine on enda sättimine minu arust natukene selline iseenda sättimine on selline hügieeni küsimus. Nii, palun laienda. Lihtsalt, et ma ise arvan seda, et võib-olla me pöörame sellele ühest küljest nagu sa enne ütlesid, liiga palju tähelepanu, et tegelikult ta ongi hügieenifaktor lihtsalt. Ja ma ei säti seda, mingis vanuses võib-olla sätid iseenda või mitte iseenda jaoks, vaid teiste jaoks, kuidas sa välja näed, aga ühel hetkel siis, kui sa oled jõudnud ise mingisugusesse faasi endal elust, siis sa teed seda iseenda jaoks täpselt nii, nagu sa hommikuti, ma ei tea, pesed hambaid aine ja selles mõttes hügieeni küsimus. Õhtul jalgu ja muid kohti ja see tõsi ta on. Aga näed, lauale toodi siin täna imeline magustoit, näitan kaamerasse ka. No milline inimene sa nüüd oled? Kas sa oled selline toidu suhtes ka see vanusega, see ju peab tulema, sa ei saa süüa kõike, mida hing himustab ja silm igatseb. Miks? Ahah, nii. Miks ei saa? Ei, ma küsin lihtsalt selles mõttes, et kas sa oled, ma ei tea, mis siin on praegu, võib-olla on valge šokolaad, terve kausitäis valget šokolaadi. Aga ma ei taha tervet kausitäis valget šokolaadi. Siis sa sööd... Ma söön seda, mis ma tahan täpselt nii palju, kui tahan. Me istusime koos siin selle õhtusöögi, siin tõesti väga-väga professionaalselt ilusasti tehtud asi maitsest. Ma kahjuks endiselt rääkida ei oska, mis on, aga ma usun, lauas kuulsin, et on hea. Aga ma ei pea ära sööma tervet seda portsu. Ma söön täpselt nii palju, kui ma tahan. Vaata, sul on ka üks asi, mul tuli praegu meelde muidugi, me tegime eelmise intervjuus, oligi kohe vahetult peale koroonat. Ja ma mõtlesin, et kas kadestada sind või mitte, sul kadus maitsemeel ära. Ja tead, paljud naised ütlesid peale seda intervjuud, juhtuks minuga ka samasugune asi, siis ma jõgiks nii palju ja siis mul oleks automaatselt selline sale, vaadake palun, siin seisab selline sale inimene. Jaa, ma saan aru, nad võisid kõik seda mõelda, et kõik on väga tore, tegelikult on see minu jaoks olnud raske, aga sellest me rääkisime tookord. Ärme täna räägi, ma panen selle vana intervjuusi juurde. Ja võivad sealt kuulata. Aga tõsi ta on, et me sööme ju praktiliselt 90% enda peaga. Selle kohaga siin, mis ütleb, et oi, see on ikka nii hea ja tahaks ja kõht on ammu juba öelnud, et ei taha. Et kui me oskaksime tagasi minna sinna, kus me tegelikult oleme, et me kuulame enda keha. Just. Ja mis on siis teevad nii häid sööke? Jah, selliseid ilusaid, peeneid. Okei, ma kutsuksin siia Martini ka, kes on selle tegelikult selle O2 hapniku restorani omanik ja ma lihtsalt tahaksin teada, et sinu käest ma võin selle sama küsimuse küsida, et kas toit on ikkagi ka üks ilu komponente selles mõttes, et jah, me peseme hambaid, siis me puhastame oma nägu, kreemitame oma nägu ja teeme maniküüri kõiki asju. Sööme toidulisandeid, joome palju vett, kõike nagu öeldakse, aga toit. Toit ise on ju kõige olulisem osa. Kas see on, mis sa sisse paned? Just, et see on kõige-kõigem. Aga nii. Lisaks sellele, me tuleme ikkagi selle juurde tagasi, et kujuta ette, et sa ei tunne maitseid, siis peab toit olema sinu jaoks nagu midagi, mis teist visuaalselt, lõhnad, kõik see on. Ja siis sa tunned ennast jälle nagu teistpidi hästi, teiste meeltega. On ja toidu valmistamine, mulle endale meeldib ka väga süüa teha, see teeb väga hea tunde ja siis, kui keegi sööb seda ja ütleb, et see on hea. Nii, kutsume siia Martini ja sealt ta tuleb hapniku restorani O2 põhivend siis. Sina ütle nimi, sest mina juba unustasin ära. Martin Meikas. Meikar ütleksin mina, sest ta on suur ilusaadete fänn. Tule siia ja vaadake, mis tal taskus on. Ma ei lähe nüüd valesse kohta. Tal on nii palju huvitavaid asju. Huulevulk.
kõrvaklapid. Ei tea, mis teised pool on, võib katsuda või? Teisel pool tühjus. Ma ei hakka katsuma, siin küll tühjust. Aga tere tulemast ja sina pead meile tere tulemast. Tere tulemast teile. Me oleme sinu restoranis. Väga ilus. Me oleme sinu restoranis, et kuule, me rääkisime just toidust ja Triin siin arvas niimoodi, et selline lugu on, et kui vaata, meil naistel on pidevalt see probleem, et süüa või mitte süüa, palju süüa, siis siin sa oled teinud tapva otsuse, sa oled teinud liiga ilusa toidu ja seda on võimatu jätta söömata. Või siis vastupidi, just seda on võimatu ära süüa, see on nii ilus. Kunstiteos. Jah. Väga õige, et ilu ju algab silmadest, kus vaatad, nii on toiduga kõigega, et inimestega samamoodi, et võib-olla ei maitsegi nii nagu paistab, aga võib-olla on veel parem. Me võiks siin sügavuti minna. Mjau. Kuule, oot, mul on päris põnev küsimus. Me siin Triinuga arvastasime, et naised 50 pluss on tegelikult nähtamatud. Oled sa nõus sellega? Ei ole nõus. Just säravad ju. Kus te jõudsite selle jutuga siin? No lihtsalt tuli selles mõttes, et okei, jääb sinna, sest me teeme Triinuga pikema intervjuu ja me räägime natuke tõsisematel teemadel ka, et tõepoolest, et naised võib-olla on liialt kompleksides, on ju. Et järsku me mõtleme üle ikkagi. Järsku me ikka meeldime meestele siis, kui me oleme 50 pluss ka. Kuule, Anu, muidugi meeldinud. Rahune maa. Ma ei hakka küsima sinu naise vanuse kohta, aga see on ebaoluline praegu. Kas toit teeb inimese ilusaks? Jaa, muidugi. Et see on põhiline, et toit ja jook. Ma arvan, et siin on ju värve, kõik ilu on olemas. Selle sööd ära ja... Oled seest ka ilus ja väljast? Absoluutselt. Väljast oled ilus olla. Ma olen nõus. Toit teeb ilusaks siis, kui ta on ka tervislik ja kvaliteetsetest toorainetest. Mina tean, et sina tegelikult siin jälgid seda väga, sest ma olen sinuga varasemalt siin ühe hommikusöögi teinud ja ma pean ikkagi ütlema, et teil oli tohutu Eesti värk siin. No, sa näed, Triin, vaata, siin on kaset ka. Kasepuud on siin ka toodud kõik. Aga siin oli mingi... Kas need loomad ei olnud Eesti metsadest ja kalad Eesti vetest? Jaa, kindlasti. Siin on ka ju jälle pole tänapäeval tooraine nii kallis, et teedki kuusest süüa. Aga kuused on praegu just, need aastavahetus on läbi, kuused on välja viidud. Ja siis saab kuused ära närida ja ära süüa. Korjan kokku jõuludest järgi jäänud kuused ja teen magustoidu. Vaat nii. Nii et tulge kõik siia O2. Saate õhku. Igal juhul. Hapnik on vajalik asi. Absoluutselt. Aga aitäh sulle jälle meid siia lubamast. Täna oli siin suur naiste iluüritus. Ja pani sind kohe ohkama. Sul on kahjuks oma naine ka. Või õnneks. Et siis sul polnud eriti aega siin neid teisi. Ma nägin uusi tooteid, et see on... Ilutooteid? Sa paned puudrit vahel ikka või? Muidugi. Selge. Kuulge, meil läheb see lugu lappama, muidu see on Triinu saade, mitte sinu saade. Aga aitäh sulle meid siia kutsumast ja meid kõige paremaga kostitamast. Väga hea. Tuleme jälle. Võtke istet. Tuleme jälle ja nüüd me läheme istume maha ja hakkame päris asjadest rääkima. Jah.